Tere tulemast tagasi meie kanalile. Mina olen Jan-Martin Majestic Disc Golf klubist ja täna on meil plaanis siis need kettad, mis me oma mystery box'ist avasime, nüüd siis lõpuks ära värvida. Ehk siis täna tuleb väike custom dye workshop. Näitan teile veidike, mida ma olen siin juba praeguseks hetkeks ette valmistanud ja natuke siis näitan, kuidas siis see protsess käib, et kuidas saab siis ühe ketta peale üks sweet värviline tulemus siis. No nii, selline mu setup siis on. Siin on üks vanemat sorti vinüülimängija, mis enam ei tööta, küll sellisel moel nagu originaalis on mõeldud. Aga vähemalt on mul keerlev alus siin olemas. Ma siis saan vajadusel siis oma lõuendit ringi keerata ja siis endale sobivast nurgast muundada seda, mis siia peale tuleb. Siis on mul läbipaistev liim, millega ma täna töötan. Selle liimi peale siis lõpuks kannan oma värvid. Siis siin igal pool hetkel on mul valmis seotud mõned erinevad purgid. Siia on siis valmis segatud värvid atsetooniga pluss Aidai pulbriga. Ja siis on mul siin muidugi vatitupse, sest et väga lihtne on siin kuskile midagi üleliigset pillata. Ja siis on mul ka erinevad klaasist pipetid, mis ma olen ära märgistanud erinevate värvikestega, et nad omavahel siis sassi ei läheks. Oluline on hoida need värvid üksteisest võimalikult eraldatuna igal tööetapil siis kogu sellest protsessist. Mida vähem segadust meil on, seda parem meil endal on siin lõpuks puhtam tulemus ka saada. Ja mõningatest vahenditest meil on siin väike leegithotš, küll vahepeal ei tööta. Aga ustav töömees ikkagist. Ja siis on mul siin üks kõrs, läbi mille ma siis puhun seda liimi siin aluse peal nii-öelda ringi. Ja veel üheks heaks tööriistaks on mul vanad head hamburgid. Nendega ma siis lisan pärast selliseid detailsemaid piirjooni ja kujundan siis oma seda kunstilist tulemust siin siis veel rohkemgi. Aga tundub, et mul on juba värvid kokku segatud, nad on natuke seisnud, see puru, mis seal siis sees on põhja vajunud ja kettad on mul enamjaolt valmis, nii et tundub, et saab protsessiga pihta hakata. Esimeseks kettaks, mida ma täna värvin, on siis Neo Enigma, see on kollast värvi ketas ja siia peale on siis juba tellitud ühe siis tuttava poolt disainilahendus. Et selle ketta jaoks ma kasutan siis juba valmis pandud siin musta värvi ja lillat värvi. Ja lõpptulemus peaks jääma üldpildis üsna sarnane kui see ketas, mis mul siin seina peal ripub juba. Et siin on ka näha, et on keskelt mustaga triipletud ja siis küljeosad jäävad kollaseks, kuna see ketas juba ise on kollane, nii et kollase pärast ma ei pea muretsema. Aga esimeseks kettaks siis Neo Enigma ja hakkame siis sellega pihta.
esimene ketas on valmis tehtud, ma ütleks, et tulemus jäi üsna okei isegi. See on siis 3. ketas, mis ma olen täpselt analoogse stiiliga teinud ja 3. kord tuli kõige paremini välja nendest 3-st. Aga järgmiseks on meil üks valge Neo Tacticsin, ma olen siit juba võtnud stampi maha pooleldi. Siin on siis ainult Tactic alles ja siia kettale ma tahan teha sellist lillemustrit. Mul on valmis pandud siia kollane värv ja mul on valmis pandud uus türkiissinine. Ma pole selle värviga varem tööd teinud, aga ta on selline heledam sinine, et sellistes heledates toonides lillemuster tuleb siia ideaalis. Ma üritan siis liimi peale kanda ringikujuliselt erinevad värvid kokku ja siis talle anda mingisugune sümmeetriline muster sisse. Vaatame, kuidas sellega välja tuleb. No nii, teine ketas on meil ka nüüd valmis saanud, et lillemustriga saab rahul olla. See tuli välja selline, nagu ma seda ette kujutasin üldises pildis ja tööprotsess ise ka sujus ilma suuremate viperdusteta. Ja peale seda, kui ketas oli lõpuks liimi sisse pandud, siis oli ka näha, et see mustri keskosa jäi üsna ketta keskele, nii et väga põnev oli selle kettale. Nii, aga 3. kettaks on mul siin järjekordne Tactic. Seekord siis punase stampiga. Siit ma olen nüüd siis vahelt ära võtnud selle Evolution ainult. Muudame natuke stampi ja selle ketta puhul on mul ka isegi planeeritud välja, missugust mustrit ma kasutan. Ja selle värvideks siis peaks jääma midagi punase, lillaka ja sinisega. Aga päris täpselt ei tea, ma jätan selle siis tööprotsessi käigus selliseks nii-öelda müsteeriumiks, et töö käigus siis selgub, missugust värvi ma sinna kõige rohkem tahan kasutada. Aga hakkame sellega pihta.
nii, kolmas ketas on ka valmis saanud. Kolmanda ketta puhul oli natuke uut leiutamist. Minu jaoks võib-olla kõige põnevam protsess nendest kolmest kettast siiamaani. Proovisin midagi uut ja arvan, et sain sellega üsna hästi hakkama. Aga ega enne ei tea, kui on see ketas siis lõpuks liimisest välja võetud ja pestud. Seda saame alles homme teada. Aga järgmiseks kettaks on meil siis Vapor Method. Ja kuna see ketas valge ei ole, siis selle ketta peal on mul juba piiratud värvivõimalused. Et siia ma saan kasutada siis roosat, lillat, sinist, violetti ja võib-olla punast ja musta. Et ülejäänud värvid ei pruugi siia samal moel peale jääda, nagu ma seda ette kujutaks. Aga selle ketta disainilahenduse poolest on mul enam-vähem üks näidis olemas. See on üks Instinct, mille ma olen enne teinud. Selline cotton candy toonides. Et ma üritan siis enam-vähem samasugust tulemust kätte saada, ainult et veelgi paremal moel siis. Vaatame, kuidas mul välja tuleb. Neljas ketas ka valmis saanud, tulemusega olen rahul. Üsna palju värve suutsin mahutada sinna ühe siis selle kausikese sisse siia. Nagu tehnikast näha oli, ma siin neid värve veel eraldi kokku poole ka. Muidu nad valguvad laiali ja siis jääb ruumi väheks. Aga see oligi minu ainuke mure selle konkreetse disaini osas. Ja ma arvan, et ma sain sellega üsna hästi hakkama lahendatud. Ja ootan väga seda tulemust, mis siis lõpuks sellest välja tuleb. Aga viimaseks kettaks on meil siis veel üks valge Neo Tactic. Sellel on siis selline lillakam stamp. Siin ma olen kõik alles jätnud. Ja selle ketta disaini osas ma täpselt veel ei teagi. Mul mingisugune mõttearetus on. Aga värvide kohta ma ei tea. Kuna see on viimane ketas, siis ma lasen lihtsalt oma inspiratsioonil joosta. Ja vaadata, kuhu mind erinevad värvitilgad siis juhivad mind seekord. Vaatame, kuidas me hakkama saame.
viimane ketas on saanud valmis. Selle kettaga mul oli natuke rohkem pusimist, mis saab ainult paari kindlat asja tähendada. Et kui sul ei ole enne plaani kindlalt valmis, mis sul idee on või teostus, siis raske on käigu pealt nii-öelda mõnikord ennast lasta juhendada sellel, mis siin toimub ja kuidagi naturaalselt kaasa minna asjaga. Et paar korda pidin üritama päästa vähemalt ja mõnel korral tundsin, et tuli see vana hea reegel mängu, et tuleb teada, millal on see täpselt õige hetk, kus enam mitte juurde lisada erinevaid muudatusi oma disainis. Et siis lõpuks korraks ma tundsin, et ma läksin üle selle piiri ja nii-öelda siis tulemus läks juba uuesti halvemaks, aga ma lisasin natuke värvi juurde ja enam-vähem lappisin selle asja korda. Kuigi tulemus peaks olema enam-vähem ikkagi super. Üldises laastus jäin selle kettaga rahule ning ka teiste ketastega, et kui järjest niimoodi mitu ketast teha, siis on kindlasti endal ka mõnusam ja hoog sees ja nii-öelda see tehnilisem osa on ka siis nagu natuke ette. Aga sellise ketta ma siia siis viimasena valmis tegin. 24 tunni pärast umbes saame need kõik liimist välja võtta ja siis saame juba vaadata edasi, kuidas meie tulemused välja tulid. 24 hours later. No nii, 24 tundi, tegelikult natuke rohkem isegi on möödunud. Kettad on siin liimi sees seisnud, värv on ilusti plastiku sisse imbunud. Nüüd on siis aeg kettad liimisest välja võtta, puhtaks pesta ja vaadata, mis tulemus meil siis tuli. Esimeseks võtame siis siit ühe taktiku. Tõmbame ta siit liimisest välja. No nii, selline siis meie Tai seiklus seekord oli. Saime 5 ketast valmis tehtud, tulemustega oleme väga rahul. Minu isiklikuks lemmikuks on siis kujunenud see taktik. Sest et siis kui ma seda taktikut sinna liimi peale valmis tegin või neid värve kandsin peale, siis ma jätsin siia kollase ümber eraldi tühja ruumi, et las tühi plastik ise täidab selle vahemiku siin. Aga nagu näha, siis on see ilusti sujuvalt segunenud selle sinise osaga ja on tekkinud sellised varjundid siia. Et see tundub, et on kõige ägedam kõikide nende taide hulgast. Et see ilmselt leiab tee oma minu kotti. Aga teiste ketaste kohta tulid ka hästi välja. Olen rahul ka samamoodi selle meetodiga, näeb väga sick välja. Minu idee, et need värvid kokkupoole seal liimi peal lükata, olid andnud siis õiget tulemust. Need värvid on jäänud natuke tihkemalt siia kontrastsemalt. Et ma suutsin natuke rohkem pakkida siis sinna ühe nii-öelda lõuendi peale, siis ehk see värv jääb ka siia sisse kauemaks kinni. Aga üldiselt on minu eesmärk need kettad lõppude lõpuks siiski uute õnnelike omanike kätte
müüa. Et need kettad on siis lõpuks leitavad netist. Ma panen need ilmselt kas oksjonile või Kamasse kuskil ülesse. Et siis on neid võimalik siis ka soetada omale. Aga kui sulle meeldis see video ja meeldivad ka teised videod meie kanalil, siis ole hea ja viska meile like ja subscribe ka. See aitab meie kanalil kasvada ja meie eesmärk lõppude lõpuks on siiski kasvada kommuunina, discgolfiklubina ja meie kahe, minu ja Rogeri poolt siis soovime teile head jõuluaega. Oodake meid siis järgmises videos, kus meid ootavad juba uued seiklused ees. Davai!